rääkis tõesti rahvas tuleviku Karolin siinpool. Sel videol muuseas siin intro teha, aga see on mitmes päevas kokku pandud video või tegelikult 2 või 3 päevas kokku pandud video. Eks see on natukene siin ja sealt tehtud klipid. Nii et ma loodan, teile meeldib see video ja jätkake vaatamist. Laupäev, keskpäev. On põhimõtteliselt mitte kedagi. Jättes seal on siis puha järjekord. Lähed täitsa sinna üle teega, et olla 1-meetrise vahekammaga. Nii ma ei tea, kas siin on kuulda, aga nagu näha, siis inimesi ikkagi liigub. Aga kui mööda lähed, siis on meetrine vahemaa kenasti. Filmib nüüd, okei. Üle rahvas läinud spordirahvaks. Siin on mingi välijõuks ja värgid, nii et ja varem ei olnud aega lihtsalt käia. Oleme nüüd nagu randa või me tulime siia, kus on see tuulesein. Saaksime siin istuda ja mega palav on ilma tuuleta. Ja see liivarand jääb sinna poole. Need suuminnid on artisti väga halva kvaliteediga, aga nii mõtlesin, ma teen ruttu selle seletuse, ma teen ruttu väikse seletava klipi selle rannaklipi kohta, kuna te nägite, siis eelmises klipis me läksime randa ja just siis, kui me olime rätiku maha visanud, siis tuli politsei, ütles kõikidele vedelejatele seal, et nii nagu et ei tohi olla seal, et peab ära minema. Ehk siis siin ongi see, et kui sul mõjuvat põhjust ei ole, siis sa väljas viibida ei tohi. Et mõjuvad põhjused on siis näiteks, kui sa teed näiteks sporti, näiteks seal välijõusaali moodi kohas või ma ei tea, mingid lauatennis või jooksed kõnnid, siis kui sa oled poodi, apteeki tööle, koeraga jalutama, et nagu need on kõik mõjuvad põhjused. Ja sama on ka siis see, et meil on nagu sellised vormid, mis sa pead siis nagu ära täitma, enne kui sa õue lähed, sa pead vormi endaga kaasa võtma ja siis ID-kaardi ka või passi, et seal on kõik su need isikuandmed kirjas, kust, kuhu sa lähed, miks sa lähed ja see on ka siis nagu jälle politseile abiks, et nagu et on teada, et inimesed nagu niisama ringi siin ei töllerda ja see on ilmselt ka mõistlik, arvestades olukorda, aga jah, see oli meie siuke 5 minuti rannaskäik. Piintuled ja ja rössai ongi valmis. Pärast teed ma no tere. Nii, tere hommikust. See on meie hommikusöök. Võta kõistet. See on meie hommikusöök. Justusai, moosisai, kiivid ja tee. Ja mõnus kakao. Ja mõnus päikseline. Kus päike on? Päikseline hommikusöök. Meie väike poiss, aga nagu ta müüb, täna on 16. märts ja hommikusööki vist juba nägite, ma ei tea, mis ma siia videosse panen, kas sellest tuleb video kokku, aga ülejäänud päeva just päevitasime, ehk siis istusime rõdu peal ja nautisime päikest ja nüüd me läheme poodi, põhimõtteliselt me läheme praegu poodi, sest et me käisime nädalaga tagasi ka toidupoes ja siis me ostsime ja siis me ostsime omale nagu nädala toiduvaru. Aga me oleme Itaalias, kui keegi ei tea. Me läheme siis poodi, et osta veel siuke 2-nädalane toiduvaru. Ja siis me näitame teile, kuidas poes on. Et nagu eelmine kord, kui me käisime, me seisime pooletunnises järjekorras õues, sest et poodi lastakse ainult teatud arv inimesi. Me läheme vaatame, kuidas on praegu poes järjekord ja ma võib-olla panen siia eelmise nädala klipiga, millil oli eelmine nädal see järjekord ja millil on see nädal ja siis näitame, kuidas poes toiduasjadega on. See on siis poe järjekord. Arvad mingi 10 inimest äkki või, näits peale. Aga kõigil ongi sümmeetriline vahemäe, siis tundub nagu oleks rohkem inimesi. Aga meil on veel poe nimekiri on ka tehtud ja me saaksime ruttu ära käia. Nii vähem kui 10 minutiga saime praegu poodi. Võrreldes eelmise pooletunnisega. Not too shabby. Mis on meie käru. Siin on kõik veinid ja asjad. Või veinid päevist on nagu naljahinnaga veitsa. Nii et võib-olla millist proovida. Kommenteerige alla, millist teie ostaksite. Võtame maasikat ka. Siis siin poes müüakse või pakutakse kindaid ka, kilekindaid. Kui sa tahad siit midagi valida, kui sul endal ei ole nii, et veitsa halb on nagu keskkonnal, aga samas. Nii, kuna me praegu näeme, et poes on tegelikult asju nagu sest, et ei ole väga hullu, siis me võtame natukene vähem asju, kui me algul plaanisime, kuna me saame arvatavasti uuesti tulla, kui peaks minema väga väheseks. 2 oli juurde põhimõtteliselt.
ja me tegime poe nimekirja enne valmis, et me teaksime täpselt, kui palju mida on. Ja nagu ka eelmine nädal ostsime kilo makarone, millest meil on natukene alles, siis me ostame 1 kilo otsapaki juurde, kuna nii on odavam ka. Ja riisi on meil eelmine nädal ostsime 2 kilo ja sellest on ka alles, siis riisi pole vaja. Ja me ostame tavaliselt seda, ma olen tavaliselt seda ostnud, kilona tomatipasta, aga jah, oled 2 tükki seda või? Ehk 2 tükki seda, see on meil pastadeks, pitsadeks, kastmeks, jah. Joogiks ei. Ube võtame paar purki, kas kikerinnid ka või? 2 purki äkki või? Meil on 1 kodus. Siin on põhimõtteliselt 2, 4, 6, 8 siuke toiduvoord äkki. Ma ei tea. Ei, ühed valged, see on odav. Okei, see on vist lõpptulemus meie korvist järgmiseks 10 päevaks, nädalaks, 2, ei tea. Nii lihtsalt kõige selle peale, mis meil on, läks 58 eurot ja 85 senti. Ja nii on nüüd, kui me poes ära siis me lähme õue ja hakkame pakkima. Seltspäev on kiirustama. Jah, meil on poes käidud. Ma isegi ei tea, kuidas meil on, kuna siin mul on riideskott ja seljakott on ka südäis, ehk siis niimoodi me lähme. Jube raske on, aga it's fine. Nagu varjud näevad siuksed välja. Normid, mammutid, kaamlid. Ja ma teen kiire ülevaate, mis me siis otsime. 3 pakki juustu, kiivid, tomatid, maasikad, koka, šokolaadid, küpsised, tortillalehed, leib, siis meie huge ass check, siis on jäätised, tomatipastad, penne, makaronid, kilo, tofud, sojapallid, nagitsad, ingver, suvikõrvitsad, need on ka nagitsad, ei, siin on need sojapallid. Ma ei tea, kuidas need on ju, siis riisigaletid, puljongid, mündikommid, friikartulid ja mõned purgid. Ja see on meie siuke nädala, ma ei tea, nädala 2 umbes toit. Ja see on ka, ja nagu näha, siis mõned asjad võib-olla ei ole kõige vajalikumad, aga vähemalt näete, et poes saab kõike, mida sellest hing ihaldab, nii et ärge hulluks mingi rahvas. Ma mõtlesin täitsa näidata, aga me tegime pitsasid täna lõunaks. Jätkuvalt 6. märts. Kaisa teeb enda oma seal. Ja selle peal on Gymshark lipring. Nii et see on meie lõuna. Täna õhtune see muusika esinemine, mis meil vastas rõdult. Jumala halb kvaliteet, aga jumala lõbus on. Seda me teemegi. Teisispäev 17. märts on meie hommikusöök. Maasika kiivisalat, beans, oad ja juustuvõiku ja šokolaadi, peanut butteri, maasikasai ja vesi. Ja päike jälle. Kira. Hakkame aega trenni tegema ja selleks, et naabrid meid ei vaataks, tõmbame need asjad valul. Siin on siis meie trenni timelapsid, et me tegime siuke kogu keha trenni, et alustasime jalgadest, algul tegime soojendust ja siis tegime käärkükki ja siis koha peal väljaastaid mõlemale jalale 10 ja siis supersetime seda kükkidega ka 10 ja igat harjutust tegime siis 4 seeriat. Täna kustame raskuseks teedlihtidel siis hamburgerit. 2 esimest ringi jõutõmbeid tehes me tegime nii-öelda mõlemale jalale eraldi ja 2 viimast ringi tegime koos jalgadega. Ja nagu siis enne mainitud, siis raskuseks kasutasime lihtsalt ämbritäit vett. Ja peale seda tegime ülakehale, tegime siukseid, et lõime üksteisel lihtsalt patsu, nende plangu asendis ja sellele järgmisele harjutusele ma ei oska nime öelda, aga ehk saate ise aru, mis me tegime? Nüüd me teeme õlale superseti ja raskusteks kasutame seda korvi, mis on asjadega täis. Näitamise harjutus, me teeme sellega. Lendamine ja hoia. Aad on pesu siis. Üles ja hoia. Ja peale seda võtad maha pakid. Jätad küljele. Ja lend. 1 ilus. Ja 2. Juuri.
endiselt on teisipäev, trenn tehtud, pesus käidud, nüüd hakkame meiki ja pildistama hakkame vist, siis on ka tegevust, nii et kui teil on... Pilte töödelda pärast, saan, tähendab. Nii et kui teil on ka igav, siis võite näiteks meiki teha ja siis sellega juba siuke tunnikene oma päevast ära kulutada. Tehke väga rahulikult. Nüüdseks oleme siis meikid ära teinud ja õde paneb riidesse ja siis teeme väikse pildid siin samas nurgas. Nende lehtede taustal siuke väike nature hetk ja teeme timelapsi sellest. Nüüdseks me oleme teinud mõned pildid ära. Me pidime timelapsima ka ju. Igatahes järgmisel korral timelapsin. Ja ekraanil siin piu mingid pildi, ma ei tea, kas ma olen need, aga võib-olla, et näeme timelapsil, kui ma juba ütlesin eelmises klipis ja ma teen timelapsi, aga ma unustasin. Täna õhtune pidu on siis selline. Vana hea DJ on jälle platsil. Juhu! Näete, see arvudu tantsib. Siin tantsib nemad. Seal üleval on 2 tükki. Siin on. Ja seal on ka. Ja siin oleme meie. Kui te olete jõudnud videoga sellesse faasi, siis te olete läbinud väga hektilisel ajast, et see video on all over the place. Aga lihtsalt eilse õhtu klippide selgituseks ka veel, et seal ma väga ei filminud ja me nagu ei tahtnud igaks juhuks. Aga pluss meil oli siis vastasmaja rõdul oli DJ, kes DJ-tas meil seal õhtuti, hoidis nagu meeleolu üleval, aga siis talle kutsuti politsei ja nüüd meil enam ei ole DJ-d. Või noh, talle otseselt trahvi vist ei tehtud, aga lihtsalt sai nagu hoiatuse ja ma ei tea, see lihtsalt üks naine kutsus, et tema arust oli meie käitumine ebaviisakas ja ebasünnis on väljenda. Et umbes, et me ei austa teisi inimesi sellega, aga jah, ehk siis sellepärast meil enam muusikat tehtud ei ole, ehk siis ma ei tea, kui järgmised vlogid kunagi peaks tekkima, siis sellist tralli ja vidu vist enam oodata ei ole. Ja lihtsalt nagu mainin ära, et see nagu kellaaeg ei olnud ka hiline, et see oli kell 8, ehk siis ei olnud nagu öörahu rikkumisega seotud ega midagi. Nüüd jah, aga üldse siis selle video kokkuvõtmiseks. Loodan teile meeldis see video ja võite alla kommentaarides jätta, milliseid... Terve aeg oli mingi rõvejuukse juurde sinna. Võite alla kommentaarides jätta, et mis videosid näha tahaksite või siis ma ei tea, küsimusi, soovitusi, ideid, tagasisidet ja kas ma juba ütlesin pange like või? Ma ei tea, kas ma ütlesin pange like. Igatahes, kui teile meeldis, pange selle videole like ja võite panna ka dislike, kui see annab teile rahulikuma uneöösel, eks ole, you do you. Ja subscribe ka, et juhul kui peaks postitama veel uusi videosid, siis te oleksite ka nendega kursis ning loodan teile meeldis see video. Tšauki!